tere tulemast tagasi mu kanalile, minu nimi on Elina ja ma teen täna sellise video. Ei ole huvitatud. Tere taas! Täna vaatame siis ühte videot või hüppame kohe sisse. Ma seletan põhimõtteliselt ära, mida me täna vaatame, millest see koosneb ja põhimõtteliselt kui hull see tuleb. Ma ei oska öelda, kui hull see tuleb, sest ma võib-olla mitte ei ole näinud seda juba. Põhimõtteliselt see video täna on siis erinevad inimesed hommikuti. Võib-olla pealkirjast juba olete midagi aru saanud. Erinevad inimesed hommikuti on siis, ma ei tea, jälle selline võrdlus. Ma ei tea, miks need võrdlusvideod nii kuulsad meil Eesti väike YouTuberitel on. Ma tean, et ma ütlesin väike YouTuberi inimeste kohta, kellel on mingi 2000 tellijat, kuigi ma just eelmises videos, selle Maria Rannaväli videos, ma ütlesin, et Maria Rannaväli ei ole YouTuber, kui tal on mingi 2000 subscriberit või midagi sarnast, ma ütlesin. Ma ei ole kindel, mida ma täpsemalt ütlesin, aga ma sain paar korda möliseda selle pärast. Aga täna siis vaatame, ma ei mäleta ta kanali nime ja ma soovin, et mitte kordagi keegi, kes vaatab siis nagu minu seda videot, kui ma kellestki muust teen videot, kui ma ei tee mingit gameplay videot või niimoodi. Et ma sooviksin, et mitte keegi ei läheks ründama neid inimesi, kellest ma räägin, kuna nad põhimõtteliselt ei ole väärt seda, kui just ei tee ma videot mingi skämmeri kohta, mingi Steamis või midagi sellist. Et jah, et kui ei ole mõtet, kui ei ole mõtet kedagi solvata ja möliseda läbi, siis ärge tehke seda, sest see on täiesti mõttetu, kuna sellel on mõtet, nii et see on mõttetu. Aga igatahes aitab sellest lobisemist ja hüppame videosse. Hommikuinimesed. Nemad on inimesed, kes lihtsalt ärkavad nagu mingi boom ja üleval. Ja nad ei vaja isegi äratuskella, vaid nad tõusevadki nagu mingi automaatselt mingi pool tundi varem kui vaja. Ma oleks võinud veel pool tundi magada, aga milleks raisata oma ilusat hommikut? You make me feel so alive, so alive, so alive, so alive. Ma tegelikult väga ei usu, et selliseid inimesi olemas on. Ahaa, keegi ütleb veel nagu ja mingi kogu aeg. Ma teadsin seda. Ma ei ole ainuke maailmas, kes kordab kogu aeg nagu ja mingi. Ma ei ole ainuke inimene, kellel on see pagana putukas. Mis asi see oligi see pagana pistik või midagi sellist? Pistik sõnad. Need. Ma ei mäleta tõesti, mis selle nimi oli, aga igatahes sellised sõnad, mis korduvad sul kogemata. Sa isegi ei pane tähele, et sa ütled neid ja sa kogemata lihtsalt kordad neid nii palju. Aga räägime siis sellest hommikuinimesest. Ma ei tea, ma vist ei tunne mitte kedagi, kes oleks hommikuinimene. Ma ei ole ka kindel. Ma tean, et ma ei oska öelda, et keegi mu sõpradest või tuttavatest ärkaks ilma äratuskellata. See on nagu väga ohtlik game. Ma küll ei mängiks sellist game'i, mis on nii ohtlik, et sa võid hiljaks jääda kogemata, kui sa oled liiga hilja magama läinud. Lihtsalt sellepärast, et sa tavaliselt ärkad mingi kell 7 hommikul, ei tähenda, et kui sa kogemata magad liiga kaua, kui sa kogemata oled ärkvel liiga kaua õhtul või öösel, et siis sa ei ärka nagu hilja. Et põhimõtteliselt see on minu arust võimatu. Kohviinimene, kes ei suuda isegi hommikust mitte mõelda, enne kui nad pole enda kohvi saanud. Ainuke asi, mida ta enne kohvi joomist teha suudab, ongi see, et ta jalutab kööki ja teeb endale kohvi. Muu ei tule kõne allagi. Kohvi, ma tulen. Kohvi. Kohvi on nuubidele. Ma saan küll hakkama ilma kohvita. Ma olen terve oma elu ilma kohvita hakkama saanud. Ma lihtsalt viskan ennast püsti ja siis ma põhimõtteliselt nagu ärkan üles ja ma panen mingi riided selga ja siis ma söön ja siis ma joon ja siis ma olen mingi YouTube'is hommikul ja siis ma lihtsalt kõnnin kooli või sõidan kooli, oleneb ilmaoludest. Ma vist tean mõnda inimest. Sa tead, kes sa oled? Ei. Mis asi ma üldse olen enam? Ma tõesti vabandan, kus oli lihtsalt liiga cringe'i. Aga igatahes, ma tean ühte inimest, kes vist
hommikuti joob kohvi ja see on täitsa okei. Aga ta tundub selline inimene, kes ka magab hästi kaua või mitte ei maga hästi kaua, vaid magab piisavalt. Ja mina ei maga piisavalt, ma magan mingi 6-7 tundi iga öö, mis on päris halb, ma peaks rohkem magama. Ja ma ei ole kordki kohvi, ma olen proovinud kohvi, aga mulle ei meeldi kohvi ja ma hästi ei taha kohvit, kuna see nagu selline boost või mis sa saad nagu, see tuleb mul juba iseenesest, kui ma lihtsalt natuke pean mingi paar tundi ärkvel olema ja siis ma lihtsalt olen ärkvel juba täiesti. Ja kui ma olen väga vähe maganud öösel, siis mul on suur võimalus. Ärge õpetajale öelge, ma võin magada isegi tunnis natukene. Ma lihtsalt panen omal nagu, ma jään küüru ja kuidagi üritan äktida, nagu ma ei maga, ma nagu vaataks mingi õpikut või midagi. Ja põhimõtteliselt niimoodi ma magangi vahest tunnis, nii et jah. Ööinimene, see, kes oma äratuskella peale mitte ei tõuse ülesse, vaid läheb magama. asja? Kell on 7, mis asja just oli kell 2? Nojah siis noh. Ja töö. Jah, ta on läbi istunud internetis, vaadanud YouTube'i videoid, filme, kõike, mis seal internetis head on. Seda on mul ka juhtunud, aga mitte koolipäeval, muidugi mitte koolipäeval, ma ei suudaks olla koolipäeval nii kaua üleval. Ma pigem olin suvel niimoodi, et mul oli äratuskell, millal ma magama peaks minema, sest ma olin põhimõtteliselt iga öö läbi üleval ja siis ma magasin mingi põhimõtteliselt keskpäevani. Keskpäev on natukene liiga kaugel, aga oli ka korrad, kui ma magasin väga kaua. Ja siis ma üritasin kuidagi parandada oma seda magamisrežiimi ja siis ma olin nagu öö läbi üleval, siis ma hommikul, need olid väga rasked ajal, hommikul ma üritasin siis ärkvel olla, siis kui vedas oli mingi Red Bull või Coca-Cola olemas, mis andsid ma nagu boost'i, et ma nagu saaksin ärkvel püsida ja siis ma üritasin õhtuni välja olla ärkvel ja siis magama minna, et siis oleks normaalsem mu unerežiim, aga muidugi see tihtipeale ei töötanud ja siis ma jäin umbes kell 12 päeval magama ja magasin mingi 7 õhtul ja siis alles hakkas minu päev. Nii et kõik oli mul vahepeal suvel väga teistpidi ja et jah, proovige õigel ajal magama minna, et teie ei peaks ka äratuskelli kasutama, et magama minna. Mitte hommikuinimene, kes lihtsalt ei olegi loodud hommikuteks. Ta lihtsalt teeb ükskõik mida selleks, et ta peaks hommikul ärkama, vaid et ta saaks nagu lõunani rahulikult põõnata. Ei, jää voit, palun. Ma pidin välja minema täna ju. Ma ei saa täna kokku saada. Ma lähen ära. Hea tööd. Ma olen kohe kindlasti see mitte hommiku inimene. Ma tean, et sa ei küsinud, aga mind ei huvita, kas sa küsisid või mitte. Aga ma olen mitte hommiku inimene, sellepärast et kui mul telefoni äratuskell heliseb, ma tavaliselt lihtsalt panen selle kinni. Ise peas mõtlen, et nüüd ma küll ärkan üles, et nagu, et panen äratuskella kinni ja siis tõusen püsti ja hakkan tegutsema. Aga ei, siis ma ärkan uuesti mingi 15 minuti pärast, sest mu ema tuli kontrollima, kas ma ärkasin ülesse või mitte. Ja siis ma olen nagu, kuidas ma jälle lihtsalt panin äratuskella kinni ja ei ärganud. Nagu, mis mul viga on? Kas ma olen taun? Kas ma olen loll? Ma ei taha taun öelda, sest taun kõlab natuke nagu liiga kuri sõna nagu kellegile öelda ilma asjata. Nii et ma proovin mitte öelda taun, kui just ei ole päriselt tauni sündroomiga inimene. Ma ei tea, miks ma sellest nii palju rääkisin, aga igatahes jah, et mul on väga raske hommikuti ärgata ja kui mu ema käiks mind üles äratamas, siis ma ei tea, kuidas ma hakkama isegi saaks. Ja selline oli ka mu video, ma väga loodan, et teile meeldis see. Kindlasti pange like ja subscribe'ige ka mu kanalit. Minge tšekkige üle ka mu blogikanal, link on all descriptionis. Näeme juba järgmises videos. Ciao! Kas teile meeldib ka oma kaamerat lüüa oma käega, kui te video lõpetate? Sest talle vist meeldib küll oma kaamerat lüüa käega, kui ta video lõpetab. Aga igatahes see lõpetab siis minu video. Mul ei ole midagi muud lisada nagu sellele
väljajuhatusele või siis outrole. Tema ütles põhimõtteliselt kõik ära, subscribe'ige, kui teile meeldis, like'ige, kui teile meeldis, dislike'ige, kui teile ei meeldinud. Ja siis, kui te dislike'isite, kommenteerige, miks te dislike'isite, et ma teaks, kuidas ennast parandada, et ma teaks, kuidas teie jaoks oleks videod järgmisel korral paremad vist. Nii et jah, sayonara!